Täna õpetan teile harjutust, mille nimetus on Käed hoiavad maad ja taevast. Harjutus pärineb siis Hiina Qiguni tehnikatest, et siinkohal me ei hakka rääkima väga kontsentratsioonitehnikate poole pealt, aga just füüsilisest poolest, mis aitavad parandada meie õla, rindkere piirkonna liikuvust ja ka ajuverevarustust, sealhulgas ka näiteks kontoris tööd tehes. Osa harjutusest on siis käed algasendis on õlgade laiuselt, peopesad on alla suunatud. Teises osas me keerame peopesad üles, sooritame sama harjutust ka teistpidi. Aga alustame siis algusest. Käed liiguvad ette, pea kaldub natukene käte vahele ja rindkere kummardub. Me sirutame käed ette, mitte niivõrd ei kummardu ette, et alaselg ei peaks oluliselt kaasa tulema. Aga õlad venivad ette, abalud lähevad hästi, sirutavad ette ja tagasi minnes viime abalud selja peal kokku. Nii, hingamine harjutuse juures. Hingate kõigepealt sisse ja nüüd, kui viite käsi ette, hingate aeglaselt välja, toote käed tagasi, hingate sisse. Hiinlastes Qiguni tehnikate juures siis tunnetatakse nii-öelda maad selle harjutuse selles faasis. Hingame välja, sisse. Teine osa harjutusest pöörame peopesad üles ja sooritame samas järjekorras. Hingame välja, käed lähevad ette, hingame sisse. Oluline, et meil toimub ka rindkeres liikumine. Välja hingates sirutame käed kaugele, pea läheb käte vahele ja sisse hingates viime rindkere ette ja abalud selja peal kokku. Kogu meie ülemine rindkere piirkond, sealhulgas ka kaela piirkond liigub hästi kaasa. Harjutust võiks sooritada siis 8-10 korda näiteks, nii peopesad all kui peopesad üleval. Ühel puhul töötavad natukene lihased ühtemoodi, teises asendis teistpidi. Maa ja taeva tunnetamise harjutuse sooritamise võimalus siis istudes. Jalad toetuvad umbes õlgade laiuselt vabalt maha. Käed tõstame õlgade kõrgusele, hingame sisse ja välja hingates viime käed ette, sirutame neid kaugele, pea läheb natuke õlgade vahele. Tuleme tagasi, hingame sisse, viime käed ette, hingame välja, toome käed tagasi, hingame sisse. Sooritame sama harjutus siis üles pööratud peopesadega, sirutame käed ette, hingame sisse, toome käed tagasi. Käsi tagasi viies surume rindkere ette, rinna ette ja abalud selja taga ühendame ära. Ja hästi oluline, et ka lülisamba ülemine osa liiguks sujuvalt hingamise rütmis. Harjutusel siis käed sirutuvad ette, hingame välja, toome käed tagasi, hingame sisse. Sooritame siis ka peopesad üles pööratuna, hingame välja, käed sirutuvad kaugele. Toome käed tagasi, selja peal abalud lähevad kokku ja kui te jälgite seda harjutust, see sooritus, siis ta sarnaneb jälle natukene kassi harjutusele. Ülemine rindkere osa liigub kaasa peaõlgade vahele. Jälle paraneb meil nii rindkere liikuvus, hingamine kui ka peaju verevarustust ehk meie sooritusvõime paraneb nii kontoritööd tehes kui ka midagi muud tehes. Harjutuse sooritamine sarnaneb paljuski jälle kassi harjutusega, et kui me rindkere ette viime, toimub lüli haaval meie selgroo liikumine. Läbi nende harjutuste me parandame nii rindkere, kaela, õlavöötme kui ka käte liikumist ja paraneb ka ajuverevarustus ehk peale selle harjutuse sooritamist tõenäoliselt suudame jälle natukene paremini oma
kodukontoris või töökohas tööd paremini teha.